Tere, hea astroloogia jälgija, Urmas ja Karin siin taas. Ja meil on uudiseid teile natukene, et me oleme valmis saanud oma kommuuni portaaliga. Ehk siis meie kogukonna portaal aadressil kogukond.astroloogiaabi.ee on teid kõiki ootamas ja täna räägimegi siis lähemalt, mida siit üldse leida võib, kuidas selle teemaga siin liituda ja milliseid ootuseid võib-olla seada. Et nagu öeldud, leht on leitav siis meie kodulehelt kogukond.astroloogiaabi.ee ja siin on ka üsnagi selgesti ja lihtsasti kirjas, millega tegemist on. Et me pakume siis oma jälgijatele sisu, nii videosisu, mis on juba teada-tuntud osadele meie kommuuni liikmetele läbi YouTube'i siis kogukonna, aga lisaks pakume siis ka artikleid ja ka selliseid astroloogilisi vidinaid, millest ka kohe juttu teeme. Ja on meil siis 2 paketti välja töötatud, ehk siis teadlik toetaja, mis on sarnane praeguse YouTube'i lahendusega, aga siin on ka nii mõndagi uut, kuna see oma süsteem meil võimaldab siis ka olla rohkem dünaamilisem, siis siia oleme lisanud ka sünnikaardi ja aspektide vaatluse, eraldi siis transiitide graafiline visuaalne vaade, retrograadsete planeetide siis ilus ülevaade ja ka elektiivsed perioodid ehk siis parimad ajad. Ja seda siis saab siin teadliku toetaja paketis 7 päeva ette ka vaadata. Ja loomulikult ka kuuseisud, mis on hästi olulised. Aga premium liikmena siis saate veel lisaks ka oma transiitsete aspektide skänneri ja sinna juurde ka siis aspektide kirjeldused, et oleks ka arusaadavam, mis seisud ees võiks oodata. Ja ka siis piiramatu elektiivsete aegade otsimine, et ükskõik kui kaugele teil neid parimaid aegu vaja on, siis saate siit seda ka leida. Ja veel lisaks täielik siis pluss on see, et saate ligipääsu ka meie AstroWheel rakendusele. Tegemist on siis juba sellise professionaalse astroloogia rakendusega, aga sellest ka kohe räägime. Ja kellel on siis võib-olla küsimusi selle süsteemi kohta, meil on siin ka korduva kippuvad küsimused välja toodud, et saate siit lehe pealt siis uurida. Et ja kui siit vastust ei leia, siis loomulikult võtke meiega ühendust ja katsume teile siis vastata. Aga kust alustada? Eks ikka siit liitumise nupu pealt. See on siis esimene valik, mis on vaja teha, et kas liituda madalama paketiga või kõrgemaga. Hiljem saab seda alati vahetada. Ei ole kuidagi lukus, et ükskõik mis hetkel te siis oma meelt muudate või ka loobute näiteks meie teenusest, kui mingil põhjusel enam jätkata ei soovi, et siis lihtsalt jookseb see teenus kuni ettemakstud perioodi lõpuni ja ka arvelus käib siis kuu kaupa. Nii et asi väga lihtne, aga võtame siis selle liitumise siit ka ette, et Karin, teeme võib-olla sinu peal selle asja siis läbi. No teeme. Ja, siia tuleb panna siis oma kasutaja nimi, et see ei pea olema teie päris nimi, aga võiks ju olla midagi, mille järgi te ennast kutsute. Ja siis tuleb lisada emaili aadress, mis on oluline, sest et ilma selleta ei saa me teid kuidagi kinnitada. Ja siis on vaja lisada parool. Parool siis vähemalt 8 tähemärki ja ka erinevad sümboleid on sinna sisse vaja, et kindlasti kui selle siia panete, siis püüdke ka meelde jätta, mis te sinna kirjutasite. Ja kui need väljad on täidetud, siis loote konto. Nagu te näete, siis süsteem ütleb teile, et minge siis oma meilikontole ja kinnitage see
liitumine sealt ära ehk siis oma meiliaadress, et kindlasti õige meiliaadressi sinna sisestasite. Ja kui kinnitamine on tehtud, siis saate sealt juba edasi sisse logima asuda. Nii lihtne see ongi. Ja siit siis tuleb nüüd ka aktiveerida oma liikmesus. Iseenesest ei ole see oluline, et kindlasti peate tasuliseks liikmeks asuma, aga kindlasti süsteemi funktsionaalsuse ja hüvede poolest oleks see vajalik. Ehk siis me praegu teeme siis selle premium liikmega liitumise ära, et see liitumine käib meil läbi Stripe konto, mis on siis vägagi turvaline makseviis ja üldteada-tuntud, ja kuna tegemist on siis korduvmaksetega, ehk siis igakuiselt see teenus uueneb, kuni te peatate selle teenuse, siis siia tuleb ka sisestada oma kaardi andmed või teha seda läbi Apple Pay või Google maksete. Nii, ja kui teil on makse tehtud, siis jõuategi tagasi siia portaali ja oletegi meie teenusega liitunud. Ja kuidas sulle, Karin, tundus, oli see väga keeruline või üsnagi arusaadav? No lihtne ja ilus roheline. No tore, aga ühesõnaga siin esimesel lehel siis nagu näete, kohe on ka näha ilusti praeguse hetke kuuseis. Kuu on meil siin praegu hetkel kaaludes ja see joon või baar siin näitab ka, et hetkeseisuga on kuu sihtu, kui me siin seda teeme. Et siit, kus see kollane joon hakkab, siis ongi kenasti näha, et praegu on see sihitu kuuga tegu. Ja et saada siit natukene rohkem informatsiooni enda kohta ka, et siis tasub ka sisestada oma sünniandmed, seda saab siis kenasti teha siit lisaandmed kaudu või siis profiili kaudu. Et jällegi, see on vajalik, et siis teie sünnikaarti kalkuleerida. Et siia siis tasub panna oma nime, sünnikuupäeva, kellaaja, mis võiks olla võimalikult täpne, ja ka asukoha, kus te siis sündisite. Ja kui te asute praegusel hetkel erinevas paigas, siis siia tuleks ka sisestada praegune asukoht, sellepärast et ka kõik need kalkulatsioonid siin rakenduses käivad selle praeguse asukoha järgi, ehk siis ka kuu faasid ja aspektid ja kõik see on vajalik kalkuleerida ikkagi teie praeguse asukoha ja siis ajabendi järgi. Siis nagu tavapärane on meil siin videote sektsioon. Siit te saate siis ligipääsu liikmena siis kõigile videotele. Kui te ei ole tasuline liige, siis näete avalikke videosid nagu ikka, et siis meil on meie tasulistele liikmetele eraldi kuu ülevaade koos kuu parimate aegadega, ja see on väga põhjalik ülevaade, ja siis avalikkusele eraldi ülevaade, kus me nii võib-olla põhjalikult ei ole astroloogiliselt, aga toome välja siis eraldi sodiaagimärkide ülevaated järgnevaks kuuks. See on meil eraldi sektsioon ka artiklitele, mis hetkel siis sisaldab siin vaid mõnda artiklit, aga siia on siis plaan meil jätkuvalt kirjutada erinevatel astroloogia teemadel, ja ka Karin siia teeb oma terviseülevaadet nüüd kirjalikult, et see oli üks tagasiside, mis teie poolt on tulnud, et seda oleks hea siis kirjalikult jälgida. Et saate ka siis paremini aru, mis võib-olla organid ja mis preparaadid seal sul läbi käivad, eks ole, et siis on lihtsam lugeda. Ja no taimede nimetused on seal antud ka ladinakeelselt. Ladina keeles, jah. Jah, et kui ma ei leia eestikeelset õiget vastet, siis ma panen ladinakeelse. Just, ja siis fotode all siin praegu väga palju ei ole, et me oleme siin võtnud tavaks nädala kokkuvõtet näiteks ka sellise
koomiksi stiilis teha, et siit saate näiteks seda ka vaadata. Aga nüüd kuu seisudest ka lähemalt, et siin on siis juba põhjalikum vaade. On näha siis, millal sihitud kuu selles kuumärgis algas, millal on järgmine märgivahetus, mis märki ta siseneb siis peale seda. Ja millised olid need aspektid siis selle kuufaasi ajal. Ehk siis, kui kuu nüüd märgi ära vahetab, siis me jällegi näeme, et mis aspektid on tulemas uues märgis. Ja kuni siis viimase aspektini, mis on siis kas positiivne või negatiivne oma loomuse poolest, siis me teame, et kas selle kuufaasi ajal algatatud teemad on pigem positiivsed või negatiivse lõpuga. Et siit saab siis seda ajastust natukene vaadata ja anda käepärast ka üsnagi selgesti siis sünnikaardi vaade. No, siia me praegu ei sisestanud, aga siia teil tekib siis oma sünnikaart. Kui te oma andmed sisestate, teeme selle ka ära. No teeme. Me võime panna praeguse hetke ju ka sinna. No iseenesest võime jah, et teeme siia näiteks test kasutaja. Paneme siia siis näiteks 2. aprill. Ja kuupäevaks, no ma ei tea, paneme 12.00, et ja asukohaks näiteks Tallinn. Siis tuleks see salvestada. Ja kui praegune asukoht on samuti Tallinn või lähiümbrused, siis ei ole vaja siia kohta määrata, aga kui asute näiteks eemal või teises riigis, et siis kindlasti on see vajalik, aga no oletame praegu, et meie testkasutaja on Tartus oma asukohaga. Nonii. Jah, ja kui nüüd minna siia siis selle sünnikaardi peale, siis siia tekibki teie horoskoobi ratas nii-öelda. Näete oma sünnikaarti, näete oma sünnikaardi põhilisi valitsejaid, elementide asetust, modaalsust, millised planeedid on retrokraadis teie sünnikaardis ja millised planeedid on ka tugevad või siis mitte nii väga soositud ja ka solustavad märgid näeb siit ära. Siis planeetide positsioonid, et tänapäeval on selline kuum teema, et inimesed armastavad AI-le hästi palju oma infot ette anda, mitte et see meie soovitus oleks. Et sealt ei pruugi tulla teile alati õiged vastused, aga seda infot saab siis ka kopeerida sinna, kui selleks soovi on. No mina kasutaksin seda planeetide tugevusi näiteks oma karjääri valikute teada saamiseks, et meil oli alles hiljaaegu see karjääri koolitus ja seal ma rääkisin ka sellest, et tuleks siis kõigepealt välja selgitada, mis on teie sünnikaardi tugevad planeedid, aga siin on need kenasti ilusasti värviliselt olemas, nii et ei ole vaja enda seda vaeva näha. Jah, ja saategi ju vaadata, et milline planeet teil siin näiteks MC-d valitseb või 6. valitseb, eks ole, nagu seal räägitud sai. Et siis siit saate ka teada, kas need on pigem tugevad või mitte, et kuhu siis oma fookus suunata, eks ole. Just, et kui te valite karjääri, siis tuleks ikkagi keskenduda oma tugevatele planeetidele ja nende järgi siis oma karjääri näiteks valida. Just, aga sellise ülevaate ta siis annab ja siis väga paljudele meeldib see transiitide graafik, et ilus vaadata. Võib-olla, ma ei tea, mis siit meil välja tuleb, et me selle kaardi praegu siin nii spontaanselt valisime, et aga kui teil on enda sünnikaart, siis loomulikult see tuleb teie konkreetsete transiitide kohta. See võtab natukene aega, kuni ta siis kalkuleerib ja see siis vaikimisi tuleb 6 kuuks, aga te saate siit valida ka lühema perioodi, kui tahate täpsemalt vaadata või siis kuni 12 kuud pikkust. Ja alguse kuu saab siit siis ka valida, et ka ajas edasi või tagasi minna. Ja noh, nii ta siis välja paistab, et siin on siis selline üldine pilt ja siis siin all on aeglaste planeetide transiidid, et kui ta on pigem punane, siis on teil seal rohkem selliseid proovikive või tegutsemist nõudvaid aegu, aga kui ta on siis pigem harmooniline, siis on lihtsam.
No kõik tuleb iseenesest või kõik algatatu liigub ladusamalt, ütleme siis Jah, nii. et kindlasti uusi algatusi võiks alustada siis, kui on ikkagi roheline ja kasvab nii-öelda see graafik. Jah, just, et see tuleneb sellest, et te jääte selle uue algusega nii-öelda sünastriliselt koostööd tegema ja kui te alustate millegi uuega, samal ajal kui enda sünnikaardil on väga pingelised aspektid, siis ka selle uue alustatud teemaga te olete pidevalt nii-öelda pinges. See oleks sama nagu, kes mäletab veel ülikooli aegadest näiteks, kes pidid elama ühiselamus, et kolis sisse uus toanaaber ja kui sa temaga hästi läbi ei saanud, noh, ega see kõige meeldivam just ei ole, et umbes sama efekt tekib, kui te alustate mingi uue olulise teemaga ja endal on sünnikaardil hetkel negatiivsed aspektid või pingelised aspektid, et sealt tekib see sünastria, et nii nagu tekib meil sünastria toanaabriga või ükskõik kelle teise inimesega, nii tegelikult toimib sünastriaga nende alustatud tegevustega. Ja seni, kuni te seda tegevust siis teete, seni te siis omavahel niimoodi sünastri kõlate. Et parem on ikkagi toanaabriga hästi läbi saada. No seda kindlasti jah, et võiks ju teha enda elu ikkagi lihtsamaks ja mitte kakelda, nagu vanasti öeldi, kass ja koer. Jah. Et ükskõik, mis algus see siis on see teie, ma ei tea, kolimine või on see lausa abielu või uue ettevõtte loomine või mis iganes, et siis sellele kõigele võiks ju ikkagi parema alguspositsiooni anda. Kindlasti. Niimoodi. Ja siis on meil siin aspektide skänner ka. Siit siis saab vaikimisi, ta annab meile tänasest 2 kuud neid aspekte siia ette ja siit on siis näha, mis aspektid meil tulemas on. No loomulikult, kuna see on praeguse hetke kaart, et siis ta ütlebki, et meil on siin kõik planeedid enam-vähem konnektsioonis, aga vaatame siit natuke edasi, et siis hakkavad asjad vähe liikuma. Et noh, väga ilus, näed, siit tuleb Jupiteri trigoon MC-ga. Et mida see aspekt siis endast tähendab? Klikid siia peale, annab kohe kirjelduse. Saategi teada, mis see aspekt teile tuua võib ja siin on siis kuupäevad ees, et millal mingi aspekt siis täpseks saab. Ehk siis enne seda on see kindlasti olulisem, et see aspekti mõju niimoodi vaikselt ikkagi koondub ja siis peale kulminatsiooni ta üsna tugevasti langeb, eks ole, et siis hakkab see mõju kahanema. Aga jah, siit saate siis enda aspektide kohta lugeda. Siis on siin parimad ajad. Ja parimad ajad on nüüd selline teema, et siin natukene tuleb teada neid mõju ka, sellepärast et meil on vaja teada, millise tegevuse jaoks me seda aega otsime. See sõltub ju majadest, eks ole, et me oleme siia küll nüüd ühesõnaliselt kuidagi need ära kirjeldanud, et mis see üks või teine maja suures plaanis tähendab. Kes tahab rohkem teada, võib alati meie algajate koolituse võtta, seal on väga põhjalik ülevaade selle kohta, õpite tundma ka. Aga selline suures plaanis nagu arusaam on siin olemas, et esimene maja mina ise, teine maja minu raha, kolmas maja minu suhtlus, minu naabrid, minu vennad-õed, eks ole, siis 4. maja on kodu ja 5. maja lapsed, 6. maja tervis, töökeskkond, 7. maja partnerlus, 8. laenud, teiste inimeste raha, 9. maja reisid, kõrgharidus, religioon, 10. maja karjäär, nagu juba öeldud, 11. maja sõbrad, kollektiivid ja grupid ja 12. maja siis alateadvus ja kõik see, mis on varjul. Ehk siis põhiline, mis alati siin ette tuleb, ongi esimene 7, sellepärast et see on kõige olulisem. Kui me midagi alustame, siis me tavaliselt ikkagi teeme seda kellegagi koos. Või tahame, et see oleks kellegagi koos, eks ole. Ja kui me siit selle nüüd laeme, siis me saame ilusti 24 tunni graafiku, mis toobki meile välja need võimalikud
positiivsed ja siis pigem negatiivsed ajad, kus ei tasuks jällegi midagi uut alustada selles valdkonnas. Ja miks ma ütlen, et esimene 7 on oluline, et ükskõik, mida te tavaliselt alustate, enamasti inimesed, mida nad küsivad sinu käest, Karin? No kui me räägime esimese 7 majast, siis see on oluline näiteks kuulutuste ajad. Kui te panete mingi kuulutuse üles ja tahate, et keegi teilt midagi ostaks, siis te vajate ju teist inimest, kes tuleks ja ostaks. Ehk siis 7 maja on teised inimesed, 1 maja on mina ise. Seal nende majade vahel nii-öelda peaks olema siis mingisugune positiivne side. Ehk siis müügikuulutused, noh, loomulikult, kui ma tahan minna abikaasaga välja kohtingule mõnusasti aega veeta, siis ka esimene 7, sest et 7 maja on meie partner. Kui me tahame äripartneritega kokkuleppele jõuda, vestluseid pidada, siis samamoodi 7 maja on teie äripartnerid, jällegi mina ja äripartnerid on omavahel hästi aspekteeritud. Lähevad need jutud paremini ja lihtsamini, suudate ennast paremini maha müüa nii-öelda. Ja kui te tahate näiteks juriidilisi dokumente kuhugi edastada, alustada juriidilisi tegevusi, siis samamoodi 7 maja on see inimene, keda te näiteks kohtusse kaebate, kui te tahate kohtusse minna. Või siis, kui te tahate pangast laenu võtta, siis 7. maja inimene on see inimene, kellelt te lähete ja küsite seda pangalaenu. Ehk siis jällegi oluline, kui te tahate laenutaotlust teha, vaadake esimene 7 maja, et see oleks roheline. Mida rohelisem, mida kõrgem on siis see roheline tipp, seda parem. Siis no mis veel? Noh, loomulikult abielu puhul vaataks esimene 7, sest et noh, see on seotud teie ja teie partneriga. Et enamus asju, jah. Jah, nii ta kipub olema, et mina vaataks sinna kõrvale alati siis ka selle valdkonna maja, eks ole, mis ta siis konkreetselt on, aga noh, miks see on nagu oluline, et kui ma lähen näiteks autot ostma, eks ole, et noh, võiks ju vaadata esimene 3, sest 3 maja valitseb autot, on ju. Et aga või tahan autot müüa, eks ole. Et noh, miks ma peaks vaatama, et kuidas on minu suhe minu autoga, et see mind väga ei huvita. Ma tahan teada, et kas mulle tuleb ostja või ei tule. On ju, et siis ma vaatan ikka esimene 7. Jah, loomulikult, nagu ma ütlesin, müügikuulutuses Jah. esimene 7. Et Ükskõik, mida te müüte, piimapakki või autot. et ükskõik, mis teema see siis on või tahate jah, töövestlusele minna, et siis jah, ma vaataks ikka esimene 10 ka, aga vaataks ka esimene 7, sellepärast et ma ju lähen suhtlema kellegagi. Keegi istub mul vastas, Just. eks ole. Nii et see on selles mõttes hästi oluline ja siit saab nüüd siis skännida, et kas siis päeva kaupa edasi või võtate kalendrist sobiva kuupäeva, mis teil parasjagu vaja on. Ja siis annab ta teile selle ette ja kui maja muudate, siis ka loomulikult see graafik siin muutub. Nii et jällegi üks vägagi tänuväärne, oih, see on täitsa punane. No ma ei läheks praegu CV-d kuhugi saatma või ülemuse käest palka juurde küsima. 10. maja on ka ülemus. Jaa, see ei ole praegu küll soositud, jah. Aga no nii ta on, et praegu ongi sellised pingelised ajad, et sellepärast on ka see tööliste äärmiselt tänuväärne, et just need õiged hetked leida. Just. Ja ma saan aru, et siis selles madalamas paketis saab ka sedasama kasutada ehk siis kuni 7 päeva edasi, et siin kallimas paketis siis saab teha kas või järgmiseks aastaks omale plaanid valmis. Jaa, täpselt nii on, et No näiteks reisile minna, esimene 9. maja, kui te lähete välismaale. Millal te lähete? Millal võtta puhkust? Millal minna soojale maale puhkama? jah, või kui tahate, et see oleks ka lõbus reis, et siis vaadake esimene 5 näiteks sinna juurde. Lastega lähete näiteks, jah, jällegi oluline. Jah, sa mõtled siis seda, et kõigepealt ma vaataksin esimene 9, mingid ajad valmis, et see on see mina ja lähen reisile ja siis veel sinna juurde vaataks esimene 5,
et kui need ajad nii-öelda klapivad, et mõlemad on näiteks seal, ma ei tea, 30. jaanuaril on 1.9. roheline ja 1.5. on ka roheline, no siis on super. Just, täpselt seda ma mõtlengi, et kui need kokku lähevad, siis on nagu eriti hästi. Just. Ja noh, reisi puhul on siis algus ju alati see, kui sa oma kodust nii-öelda välja astud ja lähed oma teekonnale. Et aga noh, võib ka vaadata näiteks lennu algust ja nii edasi, et kes kuidas. No mina vaatan enamasti ikkagi kodust väljumist, et see on see, et ma nüüd alustan midagi. Ja selles mõttes on see ka hea, et kui lennuaeg on isegi seal kuskil, ma ei tea, võib-olla 3 tundi hiljem, siis ma pigem lähen kodust varem välja sellel heal ajal, kui et lähen tund aega hiljem ja siis ei ole hea aeg, aga et noh, ma ei pea nii vara tegelikult lennujaama minema. Küll aga ma eelistan minna ikkagi paremal ajal ja ma lähen tund aega varem sinna lennujaama. Just. Täpselt, nii et loodan, et sellest tööriistast jällegi teile kasu. Aga veel üks huvitav tööriist, mida kindlasti väga paljud otsivad, kui on tulemas Retro-Merkuur näiteks, on siis retrokraadide ajad. Ja me oleme teinud sellise visuaalse graafiku, siin on siis terve aasta retrokraadid kirjas planeetide kaupa. Ja siin näiteks siis kollane on Merkuuri aeg, nagu me näeme, Retro-Merkuuri on 3 korda aastas meil. Et just siin oli meil üks lõppenud aeg. Ja siis sügisel on meil tulemas ka Veenuse retrokraad ja siis järgmise aasta alguses ka Marsi retrokraad. Ja aeglased planeedid, noh, neid me nii väga otseselt ei vaata, kui just siis Jupiter ehk, et näiteks oma äri alustada retro-Jupiteriga ei ole pigem soositud, et pigem vaataks sellesse perioodi, kus ta ei ole retros. Aga jah, Retro-Merkuur näiteks, et vajutate siia peale, millist perioodi tahate vaadata, siit näete ära ka, et millal siis varju algus oli, näiteks mis siin ära oli juba, noh, vaatame järgmist siis, mis tuleb siin suvel, et siis varju algus algab 13. juuni, retro ise algab siis 29. juuni kell 18.35, vähimärgis, jällegi võib-olla oluline, kui teie enda planeedid seal lähedal, ja direktiivseks siis 23. juuli, ka vähimärgis, eks ole, et me aasta kokkuvõttes sellest juba rääkisime. Ja varju lõpp siis saabub 7. august. Nii et hästi kiire sihuke ülevaade. Ja kui te neid retrosid vaatate, siis ikkagi, kui te tahate midagi uut alustada, siis kõigepealt on retro-Merkuur kõige olulisem, siis loomulikult retro-Veenus ja retro-Marss, et need 3 ülemist on kõige-kõige olulisemad. Ma ei soovitaks alustada mitte ühtegi asja ei retro-Merkuuri, Veenuse ega Marsiga. Veel vähem siis oktoober, november, kus meil on mõlemad, nii retro-Veenus kui retro-Merkuur. Täpselt. Et need aeglased ei ole nii isiklikud. Et need on hea, kui nad ei ole retros, aga see ei ole nii oluline. Täpselt, ja noh, siit saab siis ajas edasi vaadata järgmisi aastaid ja ka tagasi vaadata, kui on soovi. Nii et jällegi, üks väike sihuke tööriist. Ma saan aru, et neid kõiki asju, mida me praegu oleme vaadanud, neid saab ka seal madalamas astmes kasutada. Neid saab vaadata jah, nagu öeldud, siis aspektide kirjeldusi ja skännerit ei saa, see on kõige kallimas siis. Ja järgmine asi, mida ei ole selles madalamas, on siis AstroWheel rakendus, mida me nüüd siis ka kohe vaatama hakkame. Ehk siis aspektide skänner, sa mõtled, et oma sünni kaardi suhtes aspekte. Transiitsed aspektid sünnikaardi suhtes, jah. Just, millised aspektid minul on hetkel minu sünnikaardi suhtes, neid ei näe siis selles madalamas astmes. Need on siis jah, selle premium paketi osa juba. Ja siis AstroWheel rakendus, jah, jõuame nüüd selleni ka, et see on siia meil sisse integreeritud. Selline AstroWheel rakendus, ta suuresti võib-olla peegeldab nüüd seda, mida te seal juba nägite, aga siin on muidugi oluliselt rohkem seda infot. Et siin on meil siis ehitatud siis sünnikaartide haldus, siia saab tekitada neid sünnikaarte ja kataloogi enda jaoks nii palju, kui parasjagu vaja on. Kõike salvestada. Me saame kõik pereliikmete sünnikaardid sinna panna, lasteemad, abikaasad, emad, isad.
täpselt, Mhm. kõik, keda vaja. Siis sünnikaardi info on ka siin oluliselt detailsem, et siit saab enamasti selle info, mis te seal juba nägite, saab siit kätte, onju. Lisaks siis ka majade asetus, millised planeedid kus asuvad, jällegi hästi kiire ülevaade. Ja siis on siin ka erinevad prognoosimeetodid, eks ole, et kõige tavapärasem on siis transiidid, ehk siis need seisud, mis meil parasjagu praegu taevas on meie sünnikaardi suhtes. Mhm. Noh, praegu ta näitab sedasama kaarti, sellepärast et meil on jah, sest me selle sisestasime sinna, eks ole, et siis ta avab selle kaardi, mis teil siia profiili on sisestatud, eks ole. Mhm. No aga paneme siia ühe kaardi veel, mis on näiteks eelmise aasta mingisugune aeg, et tekiks ülevaade siis, et kuidas see nagu päriselt välja võiks näha, kui me paneme sinna oma sünniaja. No sünniaega me saame isegi siit lihtsalt panna, näiteks paneme siia, ütleme, 30 aprill ja 1980 näiteks, et oletame, et inimene on siin sündinud. Vaata, kus tuli need Plutoniid seal. Et ja kui me vaatame nüüd selle isikuna, oletame, et see on siis üks hüpoteetiline isik, kes on sellel ajal sündinud, see on tema sünnikaart, siis me saame vaadata siia peale nüüd praeguse hetke või siis tuleviku, mineviku, ükskõik mis hetke sünnikaart, või tähendab seda transiitset kaarti. Ja siit me hakkame siis nägema neid omavahelisi aspekte ka, mis parasjagu on käimas. Aga mitte ainult, me näeme siit külje pealt, ma panen selle kinni, kuna meil aken on natukene väiksem, siis teen siia natuke ruumi juurde, et me saame siit vaadata ka transiitse hetke elemente ja modaalsust ja transiitsete planeetide tugevusi hetkel näiteks ja ka positsioone. Nii et see info jookseb ka siia ilusti sisse. Ja need aspektid, mis siis parasjagu inimesel käimas on, need tulevad siia kõrvale. Teen selle võib-olla suuremaks, siis see on paremini näha. Et mis siit nagu silma jääb, võib-olla üks olulisemaid on siin praegu, oleks selle inimese jaoks siis uraani kvadraat Marsiga. No täitsa sõjakas. Kui ma siia peale vajutan, siis see toob sulle siia ilusti välja ka, et näed ära, et uraan teeb siit 10. majast teise maja tippu, kvadraati. No võib-olla ootamatult jääb töötuks. Nojah, see puudutab ju sissetulekut ja karjääri, eks ole, et hästi loogiline, jah. Ja võib-olla siin ka mingid salavaenlased mängus selle koha pealt. Jupiter siin 12. tipul. Et mis ma vahepeal veel teeksin, ma salvestaksin selle sünnikaardi siia ära ka. Ma näitan selle kataloogi halduse ka ära siit. Et kui siia nurga peale vajutada, kus see hamburgeri menu on, siis siit te saate ka neid sünnikaardi kataloogi nii-öelda vaadata. Et praegu on siis, kui te liitusite, siis teil on ainult üks kataloog siin, birth charts inglise keeles, siis sünnikaardid on. Ja siia alla näiteks saate salvestada, et panete, kui seesama kaart on siin ees, tegelikult on ta siin juba olemas, sest te tegite ta siia profiili, see tuleb automaatselt. Aga ütleme, et tahate uue kaardi siia salvestada, siis saab siit selle new kaudu teha, saab nime panna ja kuupäeva, kellaaja ja koha jällegi, ja siis kataloogi, kuhu te seda soovite salvestada. Aga ütleme nii, et kui ma tahan selle testi praegu siia uuesti salvestada, siis ma saan ta siit läbi teha. Ta muidugi ütleb, et siin on see juba olemas. Salvestame ta siis nimega test 2, eks ole, mis on siis isik 2, ütleme. Siis ta tekib siia meile nimekirja, nagu me näeme siis. Ja kui ma ta siit valin, siis tuleb ta siia ette, eks ole. Ja seda peab siis alati tegema, kui me muudame siin üleval ribal kellegi teise sünnikuupäeva paneme, siis me peame selle alati ka ära kõigepealt salvestama ja siis saame hakata transiiti vaatama. No ta võiks olla salvestatud jah, ütleme nii, et kui te tahate selle kaardi juurde hiljem tagasi tulla näiteks, oleks ju hea, kui ta on seal juba kataloogis olemas. Ja nagu öeldud, siis siit saab neid aspekte ka vaadata nüüd, kui me tahame teada, millal see aspekt päris täpseks saab, võtame siia hashi peale, siit on näha siis 7. aprill 26 aastal, see aspekt saab ka täpseks.
ja see on käinud siin juba mitu korda inimesel, eks ole, et on siin 17. juuni ja 1. detsember ja see alguse sai siis siin kuskil suvel eelmine aasta. Ja nüüd siis tuleb see kulminatsioon või Et lõpplahendus. mis need olulised on, et me võimegi sinna aega tagasi vaadata, et mis sai alguse siis seal juunis? Mis see töö või raha teema siin siis alguse sai? Siin kaardis siis antud juhul töö ja raha, sellepärast et 10. maja ja 2. maja, eks. Et mis siis alguse sai, et nüüd on see nii-öelda finaal või lõpptulemus, et kui te juunis tundsite, et vot ülemusega enam üldse kohe ei klapi, siis detsembris võib-olla olite juba täiesti ahastuses, et kaua võib. Ja siis te nüüd aprillis otsustate, et nüüd aitab, nüüd ma otsin endale uue töökoha või siis noh, mingid muud sellised situatsioonid, aga need kuupäevad võiksid olla siis kuidagi olulised. Jah, ja jällegi, kui te tahate neid varasemaid aspekte siin ka analüüsida, siis piisab siia peale klikkimisest ja tulebki seesama seis ette, näiteks siin siis 17. juuni, kui ta oli esimest korda täpne, või siis järgmine, kui ta oli 1. detsember täpne, et mis siis toimus kaardis. Nii et see kõik on selline dünaamiline. Ja saab ka seda aspekti nii-öelda analüüsida just tsükli vaates, et kui siia selle A peale vajutada, kus me olime siin, eks ole, Uraan, Marss, jah. Et kui me siia tsükli peale vajutame, siis me näeme, kust see aspekt üldse alguse sai, kust see tsükkel alguse sai. Et see võtab natukene aega, kuni ta siin kalkuleerib, sest see on üsnagi selline pikk protsess ja Uraani transiidid on vägagi aeglased. Noh, siin ta muidugi algas enne selle inimese sündi juba, see aspekt, aga mis on võib-olla oluline jälgida, et kus on siin olnud need eelmised olulised aspektid ja mis siis toimunud on. Et siin näiteks, kui inimene sündis siin 80, eks ole, et siis kohe peale tema sündi oli seesama kvadraadi aspekt käimas, seal esimene aasta. Siis olid tal siin trikoonid ja siis siin 2003 olid opositsioonid ja nii edasi, et neid saab kõiki tagasi vaadata, et kuidas see aspekt siis on inimese elu mõjutanud. Et see on võib-olla selline hästi pikk transiit, aga kui me vaatame näiteks mõnda lühemat, et Marss on näiteks 2-aastane, et siin samal ajal on Marsi trikoon Uraaniga ka käimas. Kui siia peale vajutada, siis siit on ka ilusti näha, et kus see aspekt alguse sai, et see konjunktsioon oli siis 17. oktoober eelmine aasta. 27. oktoober. 27, jah, oktoober eelmine aasta. Ja siis siit on nüüd näha, et kust need järgmised sõlmpunktid tulevad selles aspektis. Et siin sai mingi asi alguse tõenäoliselt jällegi. Just, et nendest tsüklitest me rääkisime ka ühes oma kohvijutus, et kes ei ole kuulanud, kindlasti tuleb kuulata, et see annab siis selle ülevaate, et konjunktsioonid on alati mingisuguse asja algus, nii nagu noor kuhugi, ja siis opositsioonid on jällegi nagu täiskuu meil. Et on mingi kulminatsioon ja siis me hakkame hästi nägema kõiki neid tegevusi, mida me alustasime konjunktsiooniga, et kas need on siis olnud nüüd midagi toredat, mida me tahame teistele ka näidata, oleme ise ka uhked selle üle või vastupidi, et saame aru, et see tegelikult võib-olla ei olnud päris see, mida me oleksime pidanud tegema, aga jah, need on alati sellised noorekuu või täiskuu laadsed faasid siis. Just, et seda saab põhimõtteliselt peaaegu iga aspekti kohta vaadata. Ja ajas saab siin tagasi ka liikuda, et siin on selline samm, et saab näiteks päevakaupa edasi-tagasi kerida või siis kui siit kiiremini tahab, siis 7 päeva kaupa näiteks, jah. Ja siin on veel lisasamme, eks ole. 1 minuti kaupa kas või, kui soovite. Või aasta kaupa. Ja kui me tahame nüüd neid transiitsed aspektide kirjeldusi, et kuidas me siit nagu siis seda saame? Siin meil neid praegu sees ei ole, et need jooksevad teile sinna portaali ainult. Et need saate siis sealt aspektide skännerist kätte eestikeelsena. Siin ei ole kirjeldusi sees, see on selline rohkem tehniline tööriist. Okei, et kui te plaanite hakata näiteks sügavamini astroloogiaga tegelema, olete näiteks võtnud meie algajate kursuse ja tahate ka siis pereliikmetele näiteks kaarte teha, et siis see on väga hea selline nii-öelda programmiks kasutada.
just. Jah, siin on ka pikemad prognoosimeetodid nagu progressioonid ja SolarArc sisse ehitatud, et selles mõttes ta on ikkagi päris hea selline tööriist, et siit näeb ära ka näiteks SolarArcis lähenevad majade vahetused, märgivahetused, erinevad aspektid, mis siis jällegi täpseks saavad ja nii edasi. Ja mis on nagu oluline veel, et hästi palju neid vidinaid, mis me oleme siia teie portaali ka toonud, on siin tööriistas veelgi käepärasemalt siis olemas, nagu näiteks kuu selline vidin, mis näitab siis selle hetke, kus te parasjagu olete siin oma selle transiitse ajaga. Selle hetke kuu seise, mis faasis te olete, milline on viimane aspekt selles märgis ja nii edasi, eks ole. Noh, kui ta on siin juba punases, ta on juba sihitu, eks ole, et siis on see viimane möödas. Aga jah, ütleme nii, et tahame otsida siit jällegi mingisugust aega, et siis siin edasi liikudes, nüüd läksin järgmise päeva peale, siis juba näen, et kuumärk on nüüd kaaludes ja viimane siit tuleb opositsioon Merkuuriga näiteks, eks ole, et noh, et see annab hästi hea ülevaate ja kõik aspektid, mis selles märgis siis veel aset leiavad. Ja samamoodi on siis ka see parima aja leidmise vidin siin täitsa olemas, mis annab veelgi parema ja põhjalikum ülevaate, et miks üks või teine aspekt aset leiab ja miks ta just on siis positiivne või negatiivne. Ja samamoodi saab siis selle skänneri siia peale panna. Ja siin saab juba siis märksa täpsemalt minuti pealt selle aja näiteks välja otsida. Siin üleval ta näitab ka kellaaega, kus on siis need parimad ajad. Ja kui me siin seda aega nihutame natukene, paneme järgmise päeva, siis ka see graafik uueneb ja näitab meile siis järgmise päeva võimalusi ja nii edasi. Ja kui sa lähed siia nüüd leiad näiteks selle kõige parema tipu, lähed sinna peale, kas me siis näeme seda kaarti ka? Siia vajutan, siis ma näen seda kaarti ka, et kui ma panen selle näiteks selle transiitse as natal, ehk siis natal kaardiks, siis see, kuhu ma vajutan, näed, siin on see pingeline koht, eks ole, et siin on kõik punane. Et siis see on see kaart, mis sellel hetkel toimub. Ja kui ma panen siia kõige rohelisema peale, et siis on see kaart, eks ole. Nii et need on need seosed. Ja siis ta ütleb siin külje peal ka, et miks ta niiviisi siis arvab, et küsitav ja küsija ja küsitav, eks, et koherent ja seal on nüüd jällegi siis majade järgi, et kui sa maja ära vahetad, siis on pilt hoopis teine. Kui maja paneme teise ja noh, paneme siit näiteks esimene 10, on ju, siis graafika kohe ju muutub ja need ajad on juba hoopis teised, näed, siin ei ole enam nii ilus. Nüüd tulebki see hetk, et kui esimene 7 on ilus, siis sobivad kõik sellised tegevused, mis on seotud minu ja teiste inimestega, küll aga kui te tahate minna ülemuse käest palka juurde küsima, siis siin ei ole seda hea aeg teha, sellepärast et 10. maja on teie ülemus ja esimene 10 ei ole siin ilus. Et see on seesama asi, millest me enne ka rääkisime, et võiks siis lisaks vaadata ka selle maja aspekte, mida te tegema lähete. Just. Niimoodi, siis on siin veel ka üsna põhjalik skänner sisse ehitatud ja see võimaldab siis otsida nii transiitseid natali suhtes, progressioone natali suhtes, SolarArci natali suhtes, kui ka transit ehk siis üldse mitte teie sünnikaardiga seoses, aga üldiseid transiite. Ja siit saab siis valida kõik planeedid või need välja lülitada, mida te tahate otsida ja mida te ei taha otsida ja aspektid samamoodi, et põhilised toleme aspektid on siin vaikimise valitud, aga on ka peenaspektid näiteks. Et kui me nüüd tahamegi, ma ei tea, mingisugust Jupiteri trigooni Veenusega või sekstiili Veenusega näiteks ainult otsida, et millal see tulemas on, et siis võtame siit Jupiteri, võtame siis mingi ajavahemiku, kuna me seda tahame, mis vahemikus me otsime seda aspekti, võtame välja siis need negatiivsed, eks, ja jätame siis ainult selle Veenuse või Päikese näiteks sisse, et need on need parimad aspektid.
kui näiteks midagi alustada. Et võiks olla ju, me tahame näiteks ettevõtlusega alustada, siis võiks olla selline aspekt ju sees. No näed, siin on Jupiteri trigoon Päiksega näiteks 18 detsember. Selle isiku jaoks, kui sa siia peale vajutad, siis tuleb see kaart siia just ette nüüd. Et selline seis. Ja kui me vaatame seda tema sünnikaardi peale, et siis me näeme ka siit, et siit see Jupiter teeb ilusti trigooni. See oli nüüd üldises, eks ole, kas ma otsisin transit, jah, et see on üldises kaardis, eks ole. Jah. Et seda saabki kasutada siis, kui otsite näiteks oma ettevõtte alustamiseks aega. Võtatagi transit, sellepärast et see jääb selle ettevõtte sünnikaarti sisse, see aspekt. Just, aga saab ka sünnikaardi suhtes siis otsida, et lihtsalt tuleb võtta see teine skänner siit, transitu natal, eks ole, ja siis sama asja põhimõtteliselt otsida, et siit peab siis need punktid välja lülitama, mida me näha ei taha otseselt ja MC võiks ju jätta sinna sisse. Vaatame, kas siit tuleb, siit oli küll lühike aeg. Võtan järgmise aasta lõpuni. No näed, et see olemas. 1. oktoober näiteks on isikul endal siis Jupiteri trigoon MC-ga siin. Väga hea aeg, et uut tööd minna otsima. Kui nüüd see Uraani-Marsi aspekt selle töö näiteks kuidagi ära katkestas. Just. Jah, nii et selles mõttes võimalusi on siin hästi palju, kuidas neid parimaid aegu ja üldse ajastust enda jaoks teha ja minevikku ka vaadata näiteks, kes soovib. Lisaks on siis aastakaardid. Jällegi, kui tahame vaadata, mida meil uus aasta toob, siis siit saab vaadata aastate kaupa, saab tagasi vaadata, saab edasi vaadata. Saab ka solaari asukohta muuta, kui te olete sünnipäeval teises kohas näiteks, et see jällegi olemas. Ja siis on need samad graafikud näiteks, mida me ka näitasime, et ka need siis jooksevad ka siit välja. Et saab erinevate sünnikaartide suhtes, et kui teil siin portaalis endas saate ainult enda sünnikaarti vaadata selle graafilisega, et siis siin saab ükskõik millist sünnikaarti analüüsida. Saate pereliikmete kaardid ka peale panna, vaadata nende aspekte ka. Just. Nii et selline ta on ja siin on ka, nagu näete, väike roheline nupuke sees, et kui te leiate siit mõne vea näiteks või soovite tagasisidet anda või on teil mõni muu ettepanek, siis valige siit vastav sektsioon ja kirjutage meile. Ja kui on mõni viga, mis on visuaalne, siis tehke näiteks kuvatommis ja pange see ka kaasa, see teeb meil selle lahendamise lihtsamaks. Just, ma arvan, et eks me teeme võib-olla vahepeal veel mingisuguseid ülevaateid sellest, aga loodetavasti sellest praegu piisab, et tekiks mingi ülevaade, mida me siin oma kommuunis siis pakkuda saame. Minul isiklikult on väga-väga hea meel, et me selle kommuuni nüüd saime ja kindlasti väga paljudel meie püsiklientidel ka, sellepärast et ma tean, et väga paljud ammu juba ootasid meil sellist võimalust ja siin ta nüüd on. Just, et eks ta areneb ka siin ajas, nii et teie võib-olla tagasiside ongi hästi oluline, et me saaksime veelgi enam aru, mida veel paremini teha ja mida veel lisada. Just. Aga mina soovin kõigile huvitavaid kuidas see siis on? Avastusi, ütleme nii, jah. Just. Et saategi siin siis teha kogu perele oma sünnikaardid ja hakata vaatama, millal puhkama minna ja millal võib-olla siis kodu vahetada näiteks või millal autot osta või mis iganes teil siis vaja on. Isegi see, et kuna näiteks saia küpsetada või leiba küpsetada, tuleb kohe palju parem leib ja sai, kui seda õigel ajal alustada. Loomulikult, iga asi tuleb parem, kui ta õigel ajal alguse saab. Aga tänud ja loodan, et siis naudite ka meie kommuuni ja siin saate ju mitte ainult ise vaadata, vaid saate ka näiteks video alla kommentaare lisata näiteks ka jällegi. Arutame, kui on midagi sinna arvamust avaldada või artiklit alla. Nii et võtke julgelt sõna. Just. Aga kõik head teile ja
kohtume taas. Kohtumiseni!